ümberkorraldused. See ei oska olla seal ees. Ma paigutan siia ühe drooni, mõelge, kes seal istunud, Ene Mihkelson või Jaan Isotam. Niisiis, Ene Mihkelsoni ja Johnny B. Isotamme ühine ruum. Mäletan selgesti, nagu oleks see olnud eile. Nad tulid kumbki linna teisest otsast, mõlemad ühte tuppa. Ruum suitsune, hämar, kuid kirkalt intellektuaalne, valusalt. Mõned tubakased köhatused, naeratus silmanurgas. Olid need nüüd sigaretid või paberossid alles? Iseteadlikud mõlemad. Millegipärast ei meenu mulle nad seal ruumis korraga ja koos, kui siis üle telefoni. Ikka ühe kaupa. Ühendavaks lüliks Ann Musta suuremõõduline portree, mille Johnny oli kuskilt saanud. Talle meeldis noori neidusi selle pildi all võõrustada. Ja istus ka Ene sama pildi all. Ju ma ei seda pilti. Selle pildi all istusid Johnny külalised, aga Ene Mihkelson käis seal just siis, kui Johnnyt ei olnud. Tegelikult Johnny juba 2003 lahkus toimetusest töölt ja Ene käis pärast seal põhiliselt Mart Orava külalisena, aga suitsetas sama võrra. Hammasrataste vahelt olid mõlemad läbi tulnud. Seda väljendab või pigem labaselt öeldes, sellest on tiine nende looming, mis eri teid kaudu jõudnud Eesti kirjanduse klassikasse. Ja seda väljendab ka nende elu. Mõni mõistab Johnnyt, mõni Enet. Aeg mõistab mõlemat. Johnny kirjutab. Kole on see orja hommik, teopoisi päeva algus. Ene kirjutab. Mu päevatöö on read. Johnny, luuletamine pole üldse töö, ütlen mina, Johnny B. Kas mõistab üks teist, teine üht? Johnny kirjutab, sina oled minus ja mina olen sinus ja kokku me nimi on armastus. Ene kirjutab, minu aeg on sinu aja sees ja sina ulatud algusse. Laiumine teeb valu sügavaks. Johnny, olen üksinda hangede keskel ja ümberringi on talv. Kui kaua see jääaeg veel kestab? Kui kaua, kui kaua, kui kaua? Ene kirjutab, tuisu keskele ma ehitasin maja. Majal olid tuisust seinad. Lund sadas kogu aja. Meie teame, Johnil talv ei saagi otsa. Enel saab. Meie oleme ju kirjanduskonverentsil, meie teame. Aga nemad teavad meist kirjanduskonverentslastest ka ja ütlevad. Ene ütleb meie kohta. Maha müün su valu ja kannatused, tükeldan. Need read kord keegi teine sõlmib kimpu ja viskab vaikusesse tagasi. Johnny, laulud läksid luusima, mööda maanteid matkama, hulguvad ümber maja jättes jälgi, kriitikud ja literaadid, saamamehed grafomaanid kisuvad su pärandust, kehva rauga varandust. Aga on võimalik otse osundus nende kahe hilisklassiku vahel. Tsiteerin lõiku Johnny elutööst, kus ta kirjutab Enest. Johnny elutöö teatavasti on suur isikute andmebaas, mis suures osas paikneb kirjandusmuuseumis. Ja Johnny kirjutab, sissekanne selles on selline. Mihkelson, Ene, 21. oktoobril 1944 Viljandimaa Imavere valla Tamme külas. Taluomanik Heino Mihkelson langes metsavennana. Rägavere 7-klassiline kool 1952-1953, Karitsa 7-klassiline kool 1953-1959, Rakvere internaatkool 1959-1963, Tartu Riiklik Ülikool Eesti filoloogia 1963-1968, Võnnu keskkooli õpetaja 1968-1969,
Kirjandusmuuseumi teadur 1969–1979, Tartu Riikliku Ülikooli sotsioloogia laboris 1979–1981, vabakutseline Tartus 1981 ja edasi. Vahel on niisiis Ene ka allikaks Johnile ja Johnny on olnud allikaks Enele, ta katkuhauale Ahasveerusele. Ja Akadeemia Suitsuna toimetus on olnud veidi ruumiks mõlemale, Johnile, Enele. Üks saanuks täna 80, teine ülehomme 75. Aga sellega mu jutt veel ei lõppe. Et mul on siin mõned Ene omakäelised pühendused Johnile. Vanim neist on armsale Johnile veel armsamalt Enelt, sulgudes Ene Mihkelson, 15. juunil 1990 Tartus. Ene Mihkelson, see kuulus luulekogu. Ja mis veelgi huvitavam, Johnny pidas 21. sajandil päevikut, kus on sissekanded tema tegemistest ja selles päevikus alates 2000. aastast kuni siis 2013. Johnny sureb 2014, 2013. aastani, 14 aasta vältel on Johnil 169 päeval olnud kontakt Ene Mihkelsoniga. Aga mitte ükski neist kontaktidest ei ole tõesti päeviku järgi ega mitte aset leidnud Akadeemia Suitsuses toimetuses. Aga millised need kontaktid on? Nendest valdavad on lihtsalt, et telefonikontaktid, hiljem ka e-posti vahetused. Ja sageli on Johnny päevikus ainult märge, et helistas Ene Mihkelson, mõnikord helistas Ene Mihkelson pikemalt. Enamasti helistabki Ene Johnile mitte vastupidi, aga mõnikord on ka Johnny lühidalt üles kirjutanud, millest jutt oli. Ja ma tsiteerin mõned katkendid Johnny päevikust, mis puudutavad Ene Mihkelsoni. 2001, 23. september. Helistas Mihkelson mitu korda oma romaani pärast. Ilmselt on jutt siis Ahasveeruse unest. 25. september. Helistas Mihkelson, toob oma romaani käsikirja homme või ülehomme. 27. september helistas Mihkelson, toob käsikirja homme või laupäeval. Ja reedel helistas Mihkelson, ütleb, et toob homme käsikirja. Ja 29. september Mihkelson tõi käsikirja ja helistas mitu korda. Lugesin selle läbi, tegin mõne märkuse ja juba järgmisel päeval 30. septembril kirjutab Johnny, viisin Mihkelsonile käsikirja tagasi. Siit on näha, kui kiiresti Johnny luges ja selle poolest oli ta tõesti kuulus, ta luges väga kiiresti. Nii et ta luges selle Ahasveeruse une, krips-kraps läbi, tegi mõne märkuse. Ja 2. detsembril kirjutab Johnny, käis Mihkelson, tõi oma raamatu, sai laenuks 100, ilmselt siis rubla, mis oli krooni, 100 krooni ja lugeda Tulviste ning Arvo Mägi raamatud. Ja ta tõi selle raamatu ja on siia sisse kirjutanud ka nõnda, et Jaan Isotammele, Johnny Piile, peatsete jõulutervituste ja tänuga Ene, sulgudes Mihkelson. See on sama raamat, mille ta siis tõi ja sai lugeda Tulviste ja Arvo Mäe raamatud. Ja 20 päeva, 3 nädalat hiljem helistas Mihkelson, kes oli erutatud eelvesti arvustusest Postimehes. 2002. 29. aprill jalutasin mööda Jõeäärt toimetusse, kohtasin Mihkelsoni. 19. juuli helistas Mihkelson, lubas mu raamatud ära tuua. 21. november helistas Mihkelson, lubas mu raamatud ära tuua. 24. november helistas ja käis Mihkelson, tõi mu raamatud ära. Vaata, kui aegaselt Mihkelson luges. Ta sai raamatud, eks ole, juba detsembri alguses ja tõi ära alles järgmise aasta novembris. Nii et 11 kuud Johnny lugus 11 tunniga selle läbi. Inimesed ei ole võrdsed. 2003. 6. märts helistas Mihkelson, teatas, et alavainu on Tartus. 28. märts vahepeal käisin Ruti juures. Sinna tuli ka Mihkelson. 1. aprill helistas ka Mihkelson, oli häiritud väikese maaja küsimustest. 16. juuli kohviku ees Marju Lauristin Mihkelsoniga. 8. september helistas Ene Mihkelson, ajab mingi laagri nimetust taga. Õhtul helistas uuesti, sai selle teada. 22. september helistas 2 korda Mihkelson, kes ajab ikka oma isa jälgi. 12. detsember
Muuseumis 4:30, suurema osa ajast vestlesin Ruti, Sirje ja Mihkelsoniga. 2004, 13. veebruar. Helistas Mihkelson, tahtis Roosi päevikuid lugeda. Järgmine päev helistas Mihkelson, oli Roosi raamatut saanud. Tundis huvi August Rei perekonna vastu. 12. märtsil helistas Mihkelson, tahtis teada, kes oli Pärnu oblasti komitee esimene sekretär. Selgus, et, Otto Merimaa. 7. mai. Läksin muuseumi, soovisin Rutile õnne, seal Mihkelson. 25. september. Helistas pikalt Mihkelson, rääkisin tal Halliski mälestustest. 11. oktoober. Käisin Ruti juures kohvi joomas, seal Mihkelson, tuli ka Sirje. Mihkelsoni konverents järgmisel neljapäeval, sain kutse, see on 2004, see on siis 15 aastat tagasi. 29. oktoober, reede. Kohtasin Mihkelsoni, proovisin talle õnne soovida, sain sõimata. 30. oktoober, järgmine päev. Helistas Mihkelson, palus vabandust eilse pärast. Leppisime ära. 28. detsember, kell 5 algas Kirjandusmuuseumi jõulupidu. Sai hästi süüa. Võtsin Krista oma kõrvale, lauas veel Salasoode abielupaar Austraaliast, Rutt, Sirje, Mihkelson, Malin, Mann. 2005. aasta, 9. märts, helistas Mihkelson Meriläe komplekside asjas. 27. märts, helistas Mihkelson. Aivol oli olnud teine südameoperatsioon, nüüd on aparaatide all, seisukord raske. 29. märts helistas Mihkelson, Jaanika pidavat ikka kandideerima muuseumi direktori kohale. 5. aprill, õhtul helistas veel Mihkelson, oli saanud Aigi Rahilt kirja, kus see kinnitas Riigiarhiivi filiaalis Madara tänavas asuva poliitilise värviga kartoteegi olemasolu, mis sisaldab andmeid üle 500,000 isiku kohta peetud 1940–1960. 4. mai helistas Mihkelson ja teatas, et Jaanika on valitud Kirjandusmuuseumi direktoriks. 12. mai ärkasin 10:40, kohe helistas Mihkelson, olin telefoni sisse unustanud. Jaanika olevat intervjuus lubanud Kirjanike Liidu ametasse jääda kuni sügiseni. 20. mai helistas 3 korda Mihkelson, rääkis Ekspressi artiklist omaaegse Eesti aja KGB agentide nimekirja kohta, toetab Remsut Kirjanike Liidu osakonna esimehe kohale. 21. mai helistas 2 korda Mihkelson, paistab, et tal on uus romaan, Siseret Katkuhaud käsil ja vajab minu konsultatsiooni. 24. mail helistas Mihkelson, kes oli Halliski mälestused lugeda saanud. 25. helistas veel Mihkelson, kes oli Halliski käsikirjast vaimustatud. 12. juunil helistas Mihkelson, kes loeb Toomas Ellate käsikirja. Nädal aega hiljem helistas ta uuesti ja loeb Appelbaumi Gulagi raamatut. Ja 8. septembril helistas ta uuesti ja tahtis saada Virko raamatut. Ekspressis pidi olema suur intervjuu Virko. Jutt on Virko Lepassalust. 11. septembril 2005 helistas Mihkelson, oli Virko raamatu saanud, seega on ta need Tartusse müüki toonud, mainisin Ščekotšihini raamatut, mida ta kohe lugeda tahtis, tuli siia ja saigi. 14. oktoobril helistas õhtul Mihkelson, Loomingu peatoimetajaks oli valitud Mutt, Mall Jõgi sai vähem hääli. 20. oktoobril soovisid õnne Mihkelson. 21. oktoobril helistasin Mihkelsonile ja soovisin õnne sünnipäevaks. 19. novembril helistas õhtul Mihkelson, keda konsulteerisin Eesti Leegioni asjus. 2006, 23. jaanuar. Helistas Mihkelson, tahtis Kadrioru skandaalist rääkida. 25. mail helistas Mihkelson, teatas, et Maret Aronovitš on Eestis. 27. septembril helistas Mihkelson, et kirjutab uut romaani. 20. oktoobril helistas Mihkelson, soovisin vastastikku õnne. Helistas Mihkelson 26. novembril, saatsin talle katkendi MVD õiendist. Tõlkisin seda edasi. 3. detsembril helistas Mihkelson, saatsin talle katkendi, kus juttu tema isast. Helistas hiljem veel 2 korda, konsulteerisime. 5. detsembril töötasin 4:30, käisin ka Ruti juures, seal Mihkelson. Vaidlesime juutide üle. 2007, 3. veebruar. Mulle helistas pikalt Mihkelson, kes soovitas Kruusvalli ja Jahilu raamatut. Mina temale Arnold Õuna. Siis 2. mail lõpuks helistas Mihkelson, kes on ka haige, aga esitab laupäeval kell 14 oma uut romaani, Katkuhauda järelikult. 7. mail läksin jala muuseumi, andsin kingitused üle, pärast käisin veel kohvi joomas ja Mihkelsoniga suitsu tegemas. Helistas Mihkelson, tuletasime minevikku meelde. 8. mai helistas Mihkelson taas, teatas, et tahab mulle oma raamatu kinkida. Rutt kutsus mu üles, pakkus kohvi ja andis Mihkelsoni romaani lugeda. 10. mail hakkasin Mihkelsoni romaani lugema, helistas ka autor. 13. mail, see on 3 päeva hiljem, helistas Mihkelson, solvasin ta vist ära, öeldes, et uus romaan mulle ei meeldi.
siis see oli mais ja septembris ta kohtas siis 27. Oravat, kes tundus muuseumi, oli Mihkelsoniga minust rääkinud, ene polegi vihane. 13. oktoobril veel helistas pikalt Mihkelson, kes polegi minu peale vihane. Tuleb 23. oktoobril linnaraamatukogus diskussioon N-nõuga. 16. oktoobril helistas pikalt Mihkelson, pabistab oma teisipäevase esinemise pärast. 19. oktoober, minu 68. sünnipäev, õnne soovis Mihkelson. 21. oktoober helistas Mihkelsonile, ei võtnud vastu. 23. oktoober helistas Mihkelson, kes oli üritusega rahul. 27. detsember 2007 helistas Mihkelson ja teatas Jaan Krossi surmast täna. 2008. 22. jaanuaril muuseumis töötasid, vahepeal käisid Ruti juures kohvi joomas, Tartu Kulka aastapreemia 75 000 saab Orav, edestas Mihkelsoni 7-6. 6. veebruar, pikalt helistas Mihkelson, heietas ordenisaajate nimekirja üle, Toulouse ikka sees. 10. veebruar, siis helistas 2 korda Mihkelson, oli Remsut kohanud, heietasime mälestusi, mul olevat olnud tüüstest keegi Svetlana, absoluutselt ei mäleta. 16. veebruaril helistas mitu korda Mihkelson, on ilmselt häiritud, et talle kirjanduspreemiat ei antud. 21. veebruaril kohtusin Jaanika, Ruti ja Sirjega. Sirje juures jõin ka kohvi, rääkisime mõnuga Mihkelsoni taga. 26. veebruar, muuseumi trepil Mihkelson Ingrid Rüütliga. Helistas lõpuks tund aega Mihkelson. 1. mail 2008 helistas pikalt Mihkelson, temalt kuulsin, et Rutt on täna maal. 16. oktoober helistas Mihkelson, kes rääkis Oleski Kunderat kaitsest artiklist ja selle kommentaaridest. Helistas uuesti pikalt Mihkelson, palju juttu Oleskist, Kaalepist, Sildnikust, Runnelist, enne lugesin ka Oleski lolli juttu ja kommentaare, kus Arolt teda jälle ründas. Kes käsib nii edev olla? 20. oktoober helistas Mihkelson ja õnnitlasime 11, tal on homme sünnipäev. 2009, 14. jaanuar, siis helistas pikalt Mihkelson juttu Hubert Jakobsist. Tema arst on Valdo Ruttase naine, 70-aastane ja väga hea arst. 4. märtsil helistas pikalt Mihkelson, tüütas ära. 1. juunil Ristikivisse. Kohal oli Sirje Kiin, Orav, Jaanika, tema Brita, kes töötab ülikooli raamatupoes. Tulid veel Sirje Olesk, Mihkelson ja Rutt. Lõbus ja sisukas õhtu. Põletasin ahjus terve kotitäie pabereid ära. Sõin kõike head, jõin kalja ja kohvi. Lahkusime 10:30, Maarja viis Rutti ja Mihkelsoni koju, siis ka mind. Ja teate, on autos koos sõitnud, eks ju. 19. oktoober. Aga ma panen nüüd selle slaidiga vahepeal edasi, õige muidugi. Mu slideshow on ju ka. Palun. Nii, mis siis edasi? 6. november, 19. oktoober, minu 70. sünnipäev. Mihkelson helistas 2 korda, rääkis Veidemani artiklist Postimehes, vaatasin, lugu oli õige, aga kommentaarides sõimati veidekat. 21. oktoober helistasin Mihkelsoni ja soovisin õnne. 6. november, muuseumis ootas mind Remsu Pruuli pildiraamat, seal sain ka Mihkelsoniga kokku. Hiljem tegime veel suitsu. 11. detsember 2009. Pikalt helistas Mihkelson, rääkisime sellest Mäluinstituudist, lõpuks jutustas oma mälestusi. 16. detsembril helistas 3 korda Mihkelson, rääkisime Sillaritest. Ants Sillar oli leitud juua täis peaga lumehangest. 2010. 11. jaanuaril helistas Mihkelson, rääkisime Ekspressi artiklist. 25. veebruaril helistas Mihkelson, kiitis Pareki raamatut. 27. veebruaril helistas Mihkelson, vaidlesime Pareki üle. 8. aprill helistas Mihkelson, muretseb volituste pärast homsele kirjanikele koosolekule. 17. aprill 2010. 2 korda helistas Mihkelson, rääkis Marjustin juubelist ja soovitas ka raamatut lugeda. 2. korral küsis Hando järele. Rutil olevat Brüsselist tütar Paula. 28. august. 3 korda helistas Mihkelson. Toob KGB orjad tagasi, kui Marju selle üles leiab. 21. oktoober. Ise püüdsin Mihkelsonil helistada sünnipäev, kuid ta ei võtnud vastu. 2012. 29. august. Sirje juba ootas. Andsin lilled ja kompvegid üle. Järgmisena tuli Mihkelson. Siis Tiina Kirss. Rutt jäi muidugi tükk aega hiljaks. Jutt oli üle arugi, ikkagi 4 naist lauas. Läksin alla suitsu tegema kell 8. Nägin veel ainult Mihkelsoni, kes elab nüüd Siili tänavas, kus see veel olla võib. 30. august. Mihkelson elab nüüd samas koledas majas koos Lauristiniga. 2013. 14. veebruar. Pikk kiri Maarjalt teatega, et Mihkelson on aukodanikuks tehtud. 9. aprill. Ootamatult helistas Mihkelson,
tahtis andmeid selle Valdek Kiivri kohta, kes oli temaga ühendust võtnud, tahab tema isast raamatut kirjutada Aino Lepa ja Koputaja Sapi andmete põhjal. Soovitasin mitte nõustuda. 17. august 2013 õhtul helistas ootamatult Mihkelson, rääkisime peamiselt tema luuletaja teest. On oma Siili tänava elamisega väga rahul. 1. september. Saatsin Tartu KGB-laste pildi Oravale, Remsule, Bertmanile ja Oleskile, hiljem veel Mihkelsonile. 2. september. Vastused Mihkelsonil. Pildil ei ole Sillar. 3. september. Pikalt helistas Mihkelson. Öösel veel kord. Paistab, et tal pole kellegagi rääkida. 4. september. Mihkelson saatis vabaduskirja. Vastasin. See on kohe järgmine päev pärast seda öist helisemist. Ja 4. detsember 2013 ja viimaseks pikemaks sissekandeks 4. detsember 2013 siis 2 korda helistas Mihkelson. Pole muidugi Tallinnas käinud. Eha surmateade oli olnud Kirjanike Liidu listis, kust Maimu selle leidis. Ene rääkis ka Maimutaga, tuletas meelde Intri tüdrukude kampasid. Maimu koos Raidma ja Sõmmeriga kuulus Lõustade kampa. Vaat sellise teadmisega lõpetame ja oleme tänulikud nendele 2 suurele klassikule, kellel on ühel täna sünniaastapäeva, teisel ülehomme. Mul on hea meel, et ma sain ka Johnny B. täna tuua siia Ene Mihkelsoni juttude vahele. Tänan kuulamast. Hästi lühike küsivast toonis kommentaar, et mina olen teadnud, et Ene isa nimi oli Heinrich Rudolf ja siin sellest Johnist tehtud kirjas on Heino, kuidas sellega on? Kutsuti Heiniks, aga Enelselt kutsuti Heiniks. Aga õige nimi on Heinrich Rudolf. Ma jätsin meelega kõik nii, nagu Johnny ütleb, tegemata ühtegi parandust. Sa lugesid täpselt ette, nagu Johnny andmebaasis seisis. Nii, ma tahaks tänada väga selle Johnny B. ja Ene koos meie juurde toomise eest, sellepärast, et see näitas tegelikult, ma ütleksin, Tartu elu, seda allhoovust, mis on tegelikult Tartu elu üks väga oluline sisu. Ja ma tahaksin veel öelda seda, et kuna see oli näha, et Ene väga tihti helistas Johnny'le, siis ma teiselt poolt, ma tean näiteks mitmeid korrad, kus ta ütles, et ainult Johnny on see, kellelt ta võib seda või teist või kolmandat asja täpselt teada saada. Ja kui ta Ahas Veerust tegi, miks ta palju Johnny'ga rääkis, ta luges ju neid arhiivi asju, eks ole. Ja Johnny oli tema jaoks ainus autoriteet, keda ta väga usaldas oma nendes tõlgendustes. Nii et selles mõttes oli tõesti see nende koostöö oli väga sisu. Ja selle või kommentaariks ainult öelda, et Johnny'l ju ka neid palju ei olnud, kelle ta endale ligi lasi. Tüdrukuid oligi muidugi, kes seal Ann Musta pildi all seis. Iseasi, kas see on üldse Ann Must seal pildi, see ei ole kindel, aga see traditsioon ütleb, et on. Aga jah, see on tõsi, et ega Ene ei laskunud endale ligi ja Johnny ka ei laskunud, see sarnastas neid ka. Jah. Mida? Kes maailmas? Ma ei tulnud Aarne häälest ära, vabandust, see on Lembit Lepp. Kes maailmas? Lembit Lepp. Lembit Lepp. Aitäh. Mul on raske üles tõusta, vabandust. Väga huvitav oli, ma tahaks teada, et kas Enel oli see Johnny andmebaas ka kasutada või ei olnud? Seda ma ei tea, aga ma usun, et võis olla ikka. Ja, ma arvan, et ikka oli. Vähemalt, kas terve andmebaas, aga ma arvan vajalikud asjad, mida tal oli vaja, sai kindlasti kasutada. Ma arvan küll. Mul jäi kõrvu see, et Mergil oli kompleksid, et mida üldse ei vaidlusta. Aga ma arvan, et see, kui see oli, mis see siis 5. aastal, et see oli see Tõnu Tandbergi juhtum. Tõnu Tandberg pidas meil ajaloolasena tausta ettekande siis Ene konverentsil, aga Ene ei tahtnud sellesse kogumikku. Ja siis Johnny avaldas selle akadeemias, see oli 53. aastat metsavendade maha surumisest ja seal on joonealused viited ka vist siis Ene isale ja ta oli tõsiselt häiritud kogu sellest teemast ja asjast, et see pidi olema selle Tandbergi artikliga seotud. Lihtsalt kommentaariks. Jah, ega Johnny oli muidugi, ütleme nii,
lihtsas keeles karune mees. Temal oli lihtne hõõrdesse sattuda. Ja ongi kõik.